Peale esimest videot tuli päris mitu sellist küsimust, et tahaks näha, milline see vabakutselise elu siis päriselt on. Vaatame siis selles videos, mis on selle plussid ja miinused. Sain alles nüüd aru, mis pusa mul seljas on. Tegin täna 5000 pilti. Kui ma täna parkimistrahvi ei saa, siis mul on hästi läinud. Sa olid esimene inimene, kes tahtis mu juurde praktikale tulla. Ma olin mingi issand jumal. See vlog on suht hea näide sellest, kuidas oma elu mitte elada. Okei, ma tunnen ennast nii palju paremini. Ma lõpetasin just selle oma esimese video monteerimise ja nüüd ma pean siis välja mõtlema selle, kuidas kogu seda projekti launch ida. Et eestlasena tahaks ju kogu aeg lihtsalt olla kuskil teki all peidus nii, et mitte keegi meid ei näe, aga tegelikult pole mõtet teha neid asju nii, et nad kuskile ei jõua. Tegelikult ma ei ole teinud visuaalset sisu juba peaaegu 14 aastat, seda lihtsalt kõikidele teistele brändidele. Lõpuks võiks seda oskust ju tegelikult enda peal ka ära kasutada. Ja tänapäeval ju sotsiaalmeedia annab nii palju võimalusi, et ma rääkisin kevadel ühe tippsportlasega päris pikalt sellest, kes teeb väga hästi enda sotsiaalmeediat, kui palju võimalusi tal on tekkinud tänu sellele, et tal on see sotsiaalmeedia, mida ta igapäevaselt teeb ja sellest, kuidas sportlased peaksid seda praegusel ajal ära kasutama. Ja seda sama asja me üritame praegu Printer Miia Otiga teha. Ma aitan tal sotsiaalmeedias nähtavust kasvatada ja sealt kaudu ju tulevad mingid uued projektid, kust osa võtta. Ta on sealt endale fänne saanud, ta käib koolides rääkimas ja minu meelest väga hea näide on Riiko Kolatsk teeb tööd triatleedi Henri Räpoga, kellest ma näiteks ei teadnud mitte midagi, enne kui nad hakkasid väga-väga lahedaid vloge tegema. Need on isegi peaaegu dokumentaalfilmid, väga ilusti tehtud. Väga lahe oli tegelikult tema sellele teekonnale kaasa elada, eriti siis, kui Eestis oli või Tallinnas oli Ironman ja ta eesmärk oli oma esimene pro-võit võtta just kodus ja seda ta tegi. Aga kui neid videoid poleks olnud, ma ei oleks mitte kunagi teadnud, kes ta on. Ma pean nüüd tööle hakkama, ma ei jõua ka mitte kuskile. Kell on 2 päeval, see siis on see üks pluss vabakutseliseks olemise juures, et saan käia trennis siis, kui on vähe inimesi. Mida helli, mida tuult, klassikaline jalgpalliilm. Rahvast on nii palju, et ma olen täiesti šokis. Hea, et ma tulin tund aega varem kodust välja. Kui ma täna parkimistrahvi ei saa, siis mul on hästi läinud. Panin täiesti, koer läks möödas, ma pidin talle naeratama, sest ma parkisin täiesti valesse kohta. See mäng hakkab nii hiljaga, et ma pidin reaalselt 2 korda üle kontrollima. Kas see on ikka tõsi, et see algab kell 8? Ja ma pidin kodus isegi üle vaatama, et millal ma viimati jalgat pildistasin. See oli eelmise aasta oktoobris, nii et päris kaua aega möödas. Ja hea on, et ma viimasel hetkel võtsin paksu vesti kodust kaasa, sest et ma juba sain autos aru, et ma panin liiga värideid selga. Ei ole üllatav, kumba pidi see käib. Ausalt ma oleks nagu esimest korda jalgat pildistamas. Vist pole vahet, mis pildi see on. Mis me siis toidupakist saime? Võileib, vesi, seda ma tahan küll praegu. Kõik? Väga lahe. Kellele sa teed? Väga lahe. Olin praktikal, aga sain tööle ka lõpuks. Siis sa oled päris täiskohaga nüüd või? Palju õnne. Vast isegi üritasin teie juurde. Ma ei tööta Soccernet'is enam, kui sa mõtled Soccernet'i. Ma vist kirjutasin eraldi. Ja, ma mäletan. Ma lugesin seda, ma olin lihtsalt, sa olid esimene inimene, kes tahtis mu juurde praktikale tulla. Ma olin mingi issand jumal, kas ma olen jõudnud sellisesse kohta, et ma saaks kellelegi mingit praktikat pakkuda. Ma nägin igal pool käite ja siis mulle nii meeldib ise fotograafia. Jaa, ma arvan, et Delfisse saad väga palju rohkem asju teha kui minu juures. Rääkisin just mitu minutit üksinda niimoodi, et ma ei pannud rekkima. Aga tööpäev on läbi, kell on 11:30 ja pildid said töödeldud, pildid said Instagrami üles pandud. Ja nüüd ma lähen vaatan, kas ma sain trahvi või mitte. See jalka pildistamine on nagu maal vanaema juures käimine, et nii tore ja armas on siia alati tulla, ainult et sel korral oli vanaema remonti teinud. Kõik tavalised käigukohad olid ära muudetud, et see, kus ma tavaliselt akrediteeringu saame, see oli teise kohta viidud, see, kus tatal saab, see oli teise kohta viidud. Õhtu oli nii tore. Siin juttu ühe noore kutiga, kes oli tahtnud pool aastat tagasi minu juurde tulla praktikale. Kahjuks mul ei ole selliseid asju pakkuda, aga see oli nii armas. Me rääkisime suht pikalt juttu sellest, kuidas enda karjääri üles ehitada ja kuidas mina olen endale kliente saanud. Hetk, kas ma sain trahvi või ma ei saanud. Oh my god, ei saanud.
kuna me pildistasime Liisiga kahekesti Eesti koondist, siis tema oli ühel pool väljakut, mina olin teisel pool väljakut ja terve esimese poole ja mul ei olnud mitte midagi teha. Ma arvan, et ma ei ole väga ammu sellist mängu pildistanud, kus mul tervest poolajast ei olegi mitte ühtegi pilti. Kuni siis oli see saatuslik 40. minut, kus Eesti lõi värava. See on täpselt see, et sa pead olema kogu aeg selleks valmis. Fookus kaob väga lihtsalt sellistel hetkedel ära, kui sul lihtsalt ei ole mitte midagi pildistada. Mul väga vedas, et ma olin valmis. Ma ei oska siiamaani sellega kohaneda, et inimesed arvavad, et ma olen keegi, kelle juurde tulla kas töövarjuks või praktikale. Ja see on väga põnev tegelikult, põnev muutus ja lahe on näha, et noored tulevad peale. Okei, kell on väga palju, ma lähen nüüd koju. Hea tööd. Ma lähen täiesti jõudne välja, aga see on selle töö reaalsus vahepeal. Ütlesin eile mingi 12 ajal lõpuks koju ja peale seda ma jäin magama alles peale 2. Nii et ega mu tänane päev on üsna kasutu olnud. Aga õnneks mul on see võimalus neid kasutuid päevi teha. Kui ma oleks päevatööl kuskil täiskohaga, siis ma oleks pidanud päriselt täna hommikul üles hakkama ja tööle minema. Ma võtsin väga rahulikult, tegin hommikul kiired asjad ära ja siis ütlesin endale, et see on okei. Kogu uus jooks. Okei, ma tunnen ennast nii palju paremini, mis ei ole tegelikult väga üllatav. Ma ei tea, kas ma julgen isegi öelda, mis kell on, sest et hommikust on asi kaugel. Kell on 12:30, nii et jah, eile õhtul juhtus see, mis kipub juhtuma Luumäe inimestel. Hakkasingi tööd tegema ja tegin jälle umbes kella 2-ni. See vlog on suht hea näide sellest, kuidas oma elu mitte elada, nii et võtke õppust. Eile ma lugesin Susani raamatust ka umbes pool läbi ja see on alates esimesest leheküljest selline tunne, nagu see oleks minu kohta kirjutatud. Kõik need vead, mis on Susan teinud, need olen mina ka teinud. Kui sa mõtled, et sa tahaks saada Luumäe inimeseks või fotograafiks, videograafiks, tasub seda, ma arvan, lugeda. Aga ilmselt lõpuks sa teed kõik need vead ise ära. Et ta hakkas ka lihtsalt fotograafiks niimoodi, et ta tuleb töölt ära, tal ei olnud mingit plaani ja arvas, et see toimib. Tänaseks ta on selle toimima saanud, aga ta elas alguses ikkagi suures vaesuses ja tal ei olnud raha, et endale süüa osta. Ma selles eelmises videos ütlesin ka, et mul ei olnud plaani. Tegelikult mul ikkagi väga vedas, et ma olin oma brändi arendanud kogu selle Soccernetis töötamise aja. Ma tahaks öelda, et ma olin nii tark ja ma mõtlesin selle peale, aga ei. Mulle lihtsalt väga meeldis jagada projekte, mis me tegime, kus reisidel me käisime ja see oli põnev mu jaoks, mulle lihtsalt väga meeldis seda teha. Aga sellest kõigest on mulle tänaseks kasu olnud ja sealt kaudu on mulle need kliendid tulnud. Aga see ei tähenda, et mul ei oleks raske olnud, mul oli alguses ikka väga raske. Kell on vahepeal 8 saanud. Ma sain valmis selle portsu tööd, mis ma täna ära tahtsin teha. Ma lähen trenni, sest et mul on tunne, et mu ajul on vaja ennast korraks välja lülitada. Ma olen maikuus tegelenud nii palju enda ettevõtte analüüsimisega. See on kõik sellepärast, et me peame koolis nii palju seda analüüsima. Oma magistritöös ma pean seda analüüsima ja oma peas ma analüüsin ka seda kogu aeg, sest et ma tahan olla oma töös parem. Et mul on tunne lihtsalt, et mu aju plahvatab kohe. Ma ei taha, et siit jääks mulje, nagu ma ainult töötaks, tegelikult absoluutselt mitte. Üks põhjus, miks ma vabakutseline olen, ongi see, et ma saaksin ise otsustada, millal ma oma tööd teen, millal ma oma sõpru näen. Elu on ikkagi lõppude lõpuks selleks, et olla oma lähedastega koos, mitte tööd teha. Aga vähemalt ma olen valinud endale töö, mis mulle meeldib. Võtan selle siit ära. Ütle, et sa oled käinud jalgpalli pildistamas, ilma et sa ütleksid, et sa oled käinud jalgpalli pildistamas. Igal pool vedelevad poolikud Aura veepudelid. Ma panin story'd üles, et tunni aja pärast läheb video laivi. Ma ei tea, see on nagu nii haavatav olukord kuidagi. Panna ennast niimoodi eti, aga väga lahe on ka. Ma tulin jalutama ja ma hakkasin tänasest reaalselt Exceli tabelit pidama, et kui palju tööd ma siis päriselt teen. Ma ei planeerinud üldse tegelikult filmida praegu. Sain alles nüüd aru, mis pusa mul seljas on. Tänane päev siis oli väga tublisti selline õige inimese tööpäev, 8 tundi. Algas kõigepealt ühe video teerimisega. Ma töötlesin ühed profiilipildid ümber, saatsin emaile, siis ma käisin jalkal. Ma ütleks, et see ei olnud mu elu parim galerii. Seal löödi kokku 5 väravat. Seal löödi 6 väravat. Ma olin ühe jaoks õiges kohas, kus ma sain celebrationit peale. Aga okei,
2 väravat ei tähistatud ka, nii et selle anname andeks. Muideks jalka kestab küll 1,5 tundi, aga koos sinna sõitmisega, tagasi sõitmise ja töötlemisega mul läks selle alla 5 tundi. Ja siis ma tulin koju ja mul oli üks pulmakene. Nii et see nüüd hakkab ka pihta, pulmahooaeg, aga pulmadest ma ilmselt väga palju rohkem siin kanalil ei räägi. Peale kõne ma tõusin kohe püsti ja tulin õues, muidu ma lihtsalt istun terve päeva. No mul on väga tihti õhtuti tööasjad, siis ma lähen hilja magama ja ma ärkan hilja, aga kui ma ärkan hilja, siis mul tunne, et pool päeva on juba läbi, et ma ei jõua asju valmis, siis tekitab ärevust. Nii et ma üritan siis ikkagi tekitada endale natukene paremat rutiini, sest et ega muidu iga päev ei ole seda, et ma peaks öösel töötama. See on lihtsalt mulle väga sisse harjunud. Praegu 8:30 ärkamine on minu jaoks väga raske, ütlen ausalt. Aga samas ma sain täna nii palju tehtud, et see on täiesti väärt seda. Ja see, et ma nüüd lähen koju ja kell on 8 ja mul on kõik tehtud, mul on parim tunne üldse. No nii, tere hommikust! Mul on täna hommikul see ujujatega pildistamine. Hommik läks veits kiireks, kuigi ma planeerisin väga palju aega endale. Tõstsime hommikul seda shooti tund aega varasemaks ja nagu siit vlogist ilmselgelt on juba näha olnud, siis ma ei ole hommikuinimene. Ma väga ootan seda pildistamist, sest mul on ujumisega ülivähe kogemust. See paneb mind täiega proovile. Ma ei ole Keila ujulas käinud alates sellest ajast, kui ma olin laps, nii et ma väga ei mäleta, mis seal toimub. Eelmisel aastal ma pildistasin Kalevis ja no seal oli ikkagi pime ja ülivähe ruumi. Ma tulin sealt tagasi, ma olin täiesti läbi märg. Ma pidin edasi minema mingit välismaalaste vastuvõttu pildistama ja siis mul püksid täiesti läbi märjad. Sel korral ma olin nii palju targem, et ma võtsin teised elanud kaasa. Imelik pood ka, ainult soojas olid nokud. Ma jõudsin isegi lõpuks 15 minti varem kohale, nii et viimane lonks. Ma tervet nokot ei julge küll ära juua, ma hakkan värisema sellest. Okei, 3 tundi hiljem. See tippsportlaste pildistamine on ise üks tippsport. Ma olen täiesti läbimärg, ma olen täiesti higine. Just jooksin sellest ühest basseini otsast teise otsa ja ma tegin täna 5000 pilti. See oli nii lahe ja pani mind täiega proovile jälle. 20 ujujat, kõikidest stardipositsioonil pildid, ujumisest pildid, osadest videod. Reaalselt pean taastuma sellest fotoshootist, see oli väga hull. Istusin seal märjas, selili, kõhuli, kõik lihtsalt hea pildi nimel. Ma loodan siis, et tulid ka head pildid. No näha on, mu aju ei tööta raamist üldse. Mõni tund on nüüd mööda läinud. Tulin sellest dopamiini kõrgest madalale tagasi. Et kogu mu jõud läheb praegu selle alla, et ma ei hakkaks neid pilte töötlema. Mul ei ole nendega kiiret, aga ma nii tahaks neid vaadata juba. Mul ei ole isegi häält väga enam alles. Et me lihtsalt 3 tundi järjest räägid, juhendad, paned endast kõik sinna shooti ära. Oligi, üks lõpetas, järgmine tuli, talle täpselt seesama jutt jälle otsast peale kõik. Ja seal ujulas oli ju mingi 30 kraadi. Ma panin need pildid importima. Kõik, mis ma tänasest tahtsin, oli valgus, mis paistaks suurtest akendest ujulasse. Et kui ma Skopjas pildistasin meie ujujaid, siis seal oli kell 8 hommikul täpselt sellised valguslaigud, kus nad soojendust tegid ja ma sain sealt nii lahedaid pilte ja ma nii lootsin, et täna on samamoodi. Täpselt seda ma tahtsin. Aga tuleme tagasi selle juurde, et mu esimene video on nüüd 24 tundi üleval olnud ja sellel on hetkel 525 vaatamist.
päris tore mu meelest ja isegi nagu väga ootamatutest kohtadest on tagasisidet tulnud. Üks hästi armas tagasiside oli see, et üks tüdruk kirjutas mulle, et tal on juuni lõpus viimane tööpäev ja et ta tunneb ka hirmu, aga et see video andis talle julgust, et ta ikkagi ajab õiget asja. Ma usun, et elus on kõik võimalik, aga lihtsalt selleks peab rämedalt tööd tegema. Et see algus on raske ja no see ettevõtja elu ongi ju selline, et vahepeal sa pead tegema tööd pühapäeval, laupäeval, varahommikul, öösel, millal iganes. Lõpuks on see, et sa teed seda endale. Aga ma arvan, et ma siinkohal siis lõpetangi oma esimese päris vlogi ära ja siis juulis kohtume rallil. Kui sa oled siia jõudnud, siis aitäh ja pane like ja subscribe ja näeme varsti. Tšau!